Et praegu meil on küll alustav noorte volikogu, aga hästi tore on näha, et vaatamata sellele, et meil põhimõtteliselt aasta lõpus nad alustasid tegevust, on nad juba nagu julged ja räägivad kaasa. Antslas on küll niimoodi, et kõik noorte volikogu liikmed on ka mõne valla volikogu alalise komisjoni liikmed. Roll kogukonna arendamisel ja üldse nii-öelda siin meie valla teemas on ikkagi ju põhiline see, et nad saavad rääkida kaasa noorte või nii-öelda volikogus. Nende arvamust nii-öelda küsitakse ja kuna nad on nii-öelda teadlikud noorte seas levivatest nii-öelda küsimustest, mõtetest, võib-olla probleemkohtadest, siis nad oskavad neid välja tuua. Et meie oleme siis nii-öelda noorte volikogu kaasanud ka päris volikogu komisjonide töösse. Aga kindlasti ma arvan, et üheks oluliseks võimaluseks on ka Antsla valla arengukava. Et me tegelikkuses ju vaatame selle peaaegu iga aasta üle ja väga lahe oleks, kui me saaksime sealt nii-öelda selle noorte sisendi, et mida siis nemad sooviksid, et Antslas tehakse teisiti või uut moodi või Eks on siis oluline noori kaasata, jah. No eks see tuleb sellest, et kui me juba varakult hakkame noori kaasama, siis nad julgevad ka rohkem kaasa rääkida. See võimalus on ka olemas, mida tegelikult on meil suhteliselt vähe ikkagi kasutatud. Seda enam, et pärast KOV-valimisi võetakse arengukava rohkem pulkadeks lahti ja sinna on võimalik väga head sisendit anda. Ma arvan, et noored kogu selle protsessi vältel ikkagi omandavad sellist julgust kaasa rääkida. Nad saavad enesekindlust, et nende teemad on olulised ja just see, et mind kuulataksegi selles suures komisjonis. Lisaks enesekindlusele ja julgusele võib olla ka sellist analüüsivõimet ikkagi, et selle protsessi käigus, kui nad seda kõike teevad, siis nad ju nii-öelda nad analüüsivad seda, nad mõtlevad ja me oleme nagu võtnud ka eesmärgiks selle, et kui meil tekivadki, ongi nii-öelda need noorte volikogu koosolekud, et me püüame ka analüüsida seda, et näiteks, et mis te komisjonis teada saite, mis on need teemad, mis teid kõnetasid. Olulisem on need sündmused, et meelde jäävad siiski mingisugused sündmused, et eks tehakse sellist ka nagu igapäevast tööd, et tullakse koosolekule kokku ja nii edasi, aga väga lahe traditsioon on siin lastekaitsepäeva korraldamine. Meie noorte volikogu siis praegune koosseis jälgib ka ikkagi mingil määral volikogu istungeid, mida on võimalik siis veebis jälgida. Viimane kord nad käisid ka kohapeal mingi osa ja me koos siis nii-öelda analüüsisime seda, et kuidas ja mis nüüd toimus, miks see nii on. Selle päeva raames tavaliselt korraldatakse siis noored versus võim. Kas on siis korvpall või jalgpall? Me oleme rohkem korvpalli mänginud. Jah, on teemasid, mis võib-olla nii-öelda on neile keerulised, näiteks eelarvekomisjonis on ja, et ega seda eelarvet on mõnel täiskasvanulgi raske lugeda, on ju, et siis need on teemad, et siis me püüame selgitada, et kuidas sellega on, mis see on, aga ma arvan, need on ühed põhilisemad oskused.